Tere! Mina olen Kellu ja see siin on punase kreibi mahl ja siin pakendi peal on kirjas, et ta on 100% siuke pressitud mahl. Ehk ma tahaks loota, et siin koostises ei ole midagi nagu muud ja võõrast. Nii et see on siukene ehe puhas mahl ja kohe saame teada, kuidas see maitseb, mis siin sees on ja kas tegelikult tasub osta või ei tasu. Nii. Siin on siuke nagu papist gaas on see siin sees ja siis kui sa selle lahti teed, siis ta nagu keerab selle papi siia sisse lahti. Huvitav, kas seda nagu mingi kätte ka saab siit? Ei no praegu ei saa väga hästi, okei. Aga katsume ta klaasi sisse panna. Näed, siin on siuksed nagu nagad või? Need keeravadki selle papi lahti. Väga fancy. Okei, ära nüüd kukku. Nii. No esmapilgul võiks tõesti olla tõsi, et tegemist on kreibimahlaga. Siukene kreibilõhn on küll küljes. No. Mulle väga muidugi ei meeldi, et see papp sinna sisse nagu jääb. Kõlgub seal mahla sees niimoodi. Okei. Aga tõehetk on nüüd käes. Ma võin kinnitada, et tegemist on kreibimahlaga ja tõepoolest mul tekkis kohe selline tunne, nii kui ma oleks ise kreipi koorinud ja selle tüki suhu pistnud, nii et ta on päris ehtsa kreibi maitsega. Ja ma vist isegi sain midagi endale suhu ka, mingi viljaliha tüki või mingi asja. Kibekas, selline tsitruse maitsega sööga. Oi, väga hea. No ma eeldaks, et siin vist ei ole suhkrut sees. See maitseb mulle. Võt, jälle tootereklaam on ju. Kohe teada, et asi võib hästi minna. Nii, müüakse seda Prismas. Ta maksab siis 2,99 liiter ja ma kohe vaatasin, et siin näiteks Pure'il või Purell on ka 2,99 nüüd konkurentsis täiesti. Ja siis, aga pakendi pealt saame me vaadata, et 41 kilokalorit, rasvu 0,5 grammi, küllastunud rasvhappeid 0, süsivesikuid 8, suhkruid 8, valke 0,6 ja C-vitamiini on 20 milligrammi. Ma leidsin vahepeal mingisuguseid rahvapäraseid artiklikesi selle kohta, et miks kreipi võiks siis juua. Ja siin on kirjas niimoodi, et kreip tõstab isu, aitab gripiga võidelda, no C-vitamiini on siin sees on ju, ja kiudainete rikas, aitab seedida, seetõttu väsimustunde korral annab vajalikku virgutust, see on täitsa õige. Siis immuunsüsteemi tugevdab, aitab paremini uinuda. Võt kreipi süües, ma ei ole seda ise tähele pannud. Ma ei oska öelda, kas töötab. Aga näed, aitab kehal paremini suhkrutasemeid reguleerida. Võt, päris huvitav. Nii. Ja siis on Boudoir siin uhkelt kirjutanud alles selle aasta jaanuaris, et kreip toetab immuunsussüsteemi just C-vitamiini ja antioksüdantide pärast on ju. Ja siis aitab külmetushaigustega võidelda. Muidugi, kes tahab, võib teadusartiklitest ka vaatama minna, eks ju, et see on siuke rahvapärane info siin. Siis olen minagi varem kuulnud, et kreip on kaalu langetamisel siukene oluline söök ja ma olen näinud, et inimesed on tegelikult kasutanud seda oma menüüs. Aga ma arvan, et see ei ole ainuke põhjus, kuidas nad kaalust alla on saanud võtta, on ju. Ja siis ainevahetus toetab, siis kui sa tahad ilusat näonahka, siis muudkui aga söö kreipi, on ju. Ja siin on jälle unetusest juttu. Nii. Ja siis siin on nüüd siis nende nagu konkurent ja peaks ütlema, et kilokalorite poolest ja suhkru poolest nad on üsna nagu sarnased, nii et
et võib siis öelda, et tegemist on siukse, ma ei tea, need 2 tükki kas petavad või mõlemad on ehtsad joogid, on ju. okei. nii, aga siis sellele joogile võiks siis panna hinde ja vaatame, mis ta saab hindeks. Minul on selline 5 punkti skaala 10 palju süsteemis ja kõigepealt ma hindan tervislikkust ehk siis selle toote tervislikkust organismile ja kuna mulle praegust paistab, et kuna Kreibil on nagu sarnased näitajad endal, kui on siis mahlal, siis ma julgeks eeldada, et siia tõepoolest ei ole midagi sisse pandud ja ma võiks panna sellele Kreibi mahlale, paneme 8 punkti. Ja üleüldine tervislikkus ehk siis nagu muude toitude kõrval, kui ta on nii puhas kreip ja kui ta on tõepoolest see kreip nii hea, nagu ma siit artiklitest äsja nagu vaatasin, siis võiks ka panna 8 punkti, on ju. Siis kolmandaks selle asja hind ja ma proovisin enne siit otsida, mis siin nagu pakutakse. Ei tulnudki midagi. et mis Kreibi mahla meile pakutakse, nii, ongi Aura Kreibi nektar on siin meil, polegi midagi. See on ka nagu selline sarnane jook, ta on natuke nagu odavam, et valmistatud kontsentreeritust mahlast. Et siin nagu vesi, suhkur on koos siis, aga siin, et siin on ka kontsentreeritud mahl, aga et siin ei ole nagu kirjas, et oleks nagu eraldi suhkrut pandud. Siuke, et see on nüüd natuke odavam ja siis see puree või pure ja siis teine mahl on natuke kallimad. Paneme 7 hinnaks. Hinnahindeks. Okei, nii 4. oleks siis maitse. Maitse on nagu, ma ei tea, väga äge, ma paneks 9, ta on lihtsalt nii ehedalt selle Kreibi enda maitse sarnane. ja siis 5. siis see nagu asja väärtus. Ma arvan, et kui ta on niisugune ehe Kreip ja kui temas on säilinud kõik need koostisosad, et siin selle töötlemise käigus ei ole seda nagu toiteväärtust kuskile ära kaotatud. Siis ma arvan, et teda võiks nagu täitsa ehedasti, mõnusasti vahepeal süüa. Kuigi räägitakse seda ka, et see Kreibi enda see naha ümbris või see on ka hästi tervislik, et seal suurem osa vitamiine ongi sees. Okei, 9 punkti. Ja nüüd arvutame kokku, mis lõpuks tuli. $8,2 punkti, nii et päris nagu kõva tulemus ühe mahlakese kohta. Vot süki värk, kuigi ta on kontsentreeritud mahlast ja ma kusjuures veel avastasin, et siin on mingi apelsini viljaliha sees. Vähemalt eestikeelses tõlkes ma neid soome ja rootsi keeli ei oska nii väga hästi. Et ma ei tulnud nagu apelsini eriti, et võib-olla nagu mõeldakse just Kreibi viljaliha siin. Kes keeli oskab siis ja selle mahla üles leiab poest, siis võib öelda, mis siin tegelikult kirjas on. Süki värk, aga näed, vegan jook. Et soovitan ja mina jään sellega maiustama, aga meie näeme õige pea uute põnevate toredate maitsetega jälle. Tšau!